See oli aastaid tagasi, kui me tegime fotoaparaatidest saadet, on ju? Mina ei mäleta, et ma oleks teinud. Mina ei mäleta. Ja samas mulle praegu meenus, et me lubasime, või täpselt küll mina lubasin ja sina ütlesid, et teeme rattasaadet. Sellest kindlasti. Ratas on meil toas, palun. Jaa, no mina paneksin sinna M-i ette. Mootorratas. Ratas või? Ratas, jah. Ratas. Aga no mis võiks olla veel huvitavam kui fotoaparaadid? Ja õhupallid. Õhupallid. Nii väiksed fotoaparaadid, vaata, need ei paista välja siit nagu üks. Tegelikult meie käest küsitigi, saabus selline tore vaatajakiri Fuji aparaadi kohta, et kas te ei teeks sellest saadet. No, peame ütlema, et me ei tee sellest praegu saadet, sest meil ei ole. See oli Fuji 30 või mingi? Ma isegi jään praegu vastuse võlgu, mis see mudel oli, see oli hübriidkaamera, selline 5-6 eurone, kus sai siis objektiiv ära keerata. Meil seda kaamerat praegu ei ole, meil on siin ratas toas, aga see-eest on meil vastus auhinna küsimusele olemas. Õigemini, või noh, täpsemalt siis vastus juba vastati meile ära. Sa mäletad, mis me küsisime või? Me küsisime, palju maksab. Palju maksavad kõik kõlarid kokku? Ja andsime vihjeid ka vähemalt ühel korral, kui et mitte öelda kahel, ehk isegi 3. Kus saab hinna teada? Hinna saab loomulikult teada ajakirjast Digi. Kas sul on taskuarvuti, palun? Sul telefonis on taskuarvuti? Mul on küll, aga ma oskan peast ime hästi arvutada. Oskad, no proovime kohe. Ma ütleme nii, et ütlen sulle praegu need hinnad ja teeme seda nagu lives, nagu moes. Live saade, loomulikult. Ja ma ütlen sulle need hinnad ja sa pane kohe lives kokku ja vaatame, mis numbri me saame. Esimene kõlar maksab, see on JBL Flip 4, nad võime selle järjestusega ära öelda. Mis oli kõige parem meest? 139,99 pluss 129 pluss 179 pluss 29,99. Jõuad see kergi või? Ma olen panen ees. Pluss 299 pluss 349 pluss 179 pluss 59 pluss 229, ära sega, oled sa nüüd ikkagi järje peal, jah, nii, pluss 88, pluss 36, pluss 99,99 ja ongi, võrdub, palun, kõik. Palju võrdus? No palju sina said? 1816,97. Hanno. Hanna, sa oled pannud täppi. Hanno on pannud täppi nagu sendi täpsusega, aga ma niivõrd ei imesta selle üle, et Hanno pani täppi, kuivõrd selle üle, kuidas mitte keegi teine ei pannud täppi. Et me iseenesest arvasime, et tuleb nagu mürinal täpselt neid vastuseid, sest et vihje oli ilmselge ja sealt oli nii lihtne see kokku arvutada. Aga tundub, et Hanno vaatas meie saadet ikkagi nagu südamega. Aitäh sulle, Hanna. Palun, siin on sinu, ei olegi siin. Aga on hoopis see. Nii et ära pahanda, kui ma anname sulle midagi muud, on ju. Tule droon.ee, Villardi 22, tuleb poodi, ütled, sa oled Hanno, ütled, sa arvutasid kõik õigesti ja siis küsi, antakse. Vaat nii. Mis veel on? Meil on väike tiiser. Näed, siit me saame vaadata. Siit me saame vaadata, kuidas meil kaameramehel on fassong. Ja muidugi mina ei pidanud enam minema peegli ette nina puuderdama, vaid sain seda teha nagu lives. Ütleme näed, et see on maailma parim selfie-kaamera ever, siiamaani. Täna me sellest ka ei räägi, aga selle kaamera põhiline omadus on see, et ta läigib väga hästi ja ta filmib seal juures siis sadu tuhandeid kaadreid sekundis. Tegelikult ainult 960. Fotoaparaadid, mis võiks olla veel põnevam? Suveks väiksed fotoaparaadid, miks mitte? Ma nagu proovisin teha sest nõmedad nalju, tegelikult ongi väga kihvtid fotoaparaadid. Selle küljest ära võib? Ei või, sest siis keegi ei taha seda osta enam. Ei, tõsiselt, see on ju ikkagi, ütleme, see on nagu uue aparaadi tähis. Alustame sellest, et miks need aparaadid on siis tavalisemad või erilisemad kui tavalised seebikarbid. Et kõigis on nimelt suur sensor, ühetolline sensor. Aga see on hästi eksitav tegelikult, see suurus ei olegi päris üks tolli ju nagu mõõtmete. Ei ole. Seal on kõik mingisugused... See on mingi arvutuskäik lihtsalt. Jaa, et kui te mõtlete siin sees on nagu selline sensor, toll. 2,5. Ei. Et see on tegelikult isem. See tolline tähendab, selle kohta ütleb Wikipedia väga hästi, keda täpselt huvitab, mis see on, siis võib sealt vaadata. Aga põhimõtteliselt ikkagi suur sensor, sest et nende kõikide teiste seebikate sees, nagu selle pisikese telefoni või suure telefoni sees on siis tavaliselt üks jagatud, no mingi 2,3 ja üks jagatud 2, midagi ehk et kordades väiksem. Lihtsalt maakeeli öeldes, kes ei saa tollidest aru ja kes ei ole vaadanud meie fotosaateid, siis on lihtsalt see, et ülihea kvaliteediga pildid hästi väikses korpuses. Kaspar nagu aru saada. Tegelikult oli Sony see firma, kes sai juba 5 aastat tagasi aru, et tuleb panna hästi suur sensor hästi väiksesse taskukaamerasse ja selle aparaadi nimi oli RX100. See oli hästi äge kaamera. See on ka RX100, aga selle vahega, et see on siis number 5. Aga Canon sai mõnevõrra hiljem aru, et
see on äge idee ja Canon siis tegi kaamerad nimetusega G9X ja G7X. Need on nüüd tegelikult mõlemad nagu Mark 2. Kõik on nii segane ausalt öeldes. Mark 2 tähendab nagu teine põlvkond siis Canoni samalaadsetest G-seerias tegelikult on Canonil tehtud ju ka aastaid juba on 7 on küll jah. Vanasti see G-seer hästi lihtne nagu G1 ja 2 ja 3, mis aastaks edasi tuli. See oli vahe ja sisse nagu. Siis tuli mingi 11 ja 12, siis löödi nagu käega. Siis läks nagu nii, et käest läks ära kogu see arvestus. Ja enam see suurt nagu ei tähenda midagi. Vähemalt kui tähendab, siis ma vabandan Canoni nime spetsialistide ees. Igatahes... See on 9. See on nüüd 9, see on see pisem. See on 7. Ja selle pisema, mis on see suurim pluss? See on tegelikult ikkagi võib öelda maailma kõige väiksem kaamera, mille sees on see ühetolline sensor. Ja siit on siis ära nuditud nii-öelda see sama keeratav ekraan, nagu on näha sellel Canoni suuremal kaameral, eks ole. Aga seda saab keerata enda poole, selfie-kaamera nagu, jah? Jah, selle ei saa, eks ole. Ja siis ei ole siin ka nagu näha sellist nuppude osakonda. Siin on, eks ole, see rõngake, siin tegelikult ei ole mitte midagi ja kogu tegutsemine käib puuteekraaniga. Ehk et Canon on siia tegelikult pannud täiesti... Kas sulle meeldib muidu puudutada? Ja mulle meeldib nagu puudutada, aga ilmselgelt mitte ekraani väga. Et vähemalt fotoaparaati puhul. Võib-olla ma ei ole nagu harjunud. Et ma olen harjunud puudutama nagu muudel asjadel kohti, mida saab puudutada. Mobiiltelefon tegelikult oled nagu harjunud, kui seal ei oleks puuteekraani, oleks ilmselt niru. Aga tegelikult seda aparaati kasutades ma nagu harjusin ära suhteliselt ruttu ja mis muidugi kõige ägedam funktsioon ongi see fookuse teema, eks ole. Ehk et kui panna kaamera, ütleme, pildistamisrežiimi, siis saad käsitsi valida selle fookuspunkti ja see on tegelikult äge. See on samamoodi, nagu me vaatasime seda Canon EOS M seeriat, eks ole. Ehk et sa ise saad... See on kiire, jah? Ta on selline väga... Kas video pool töötab ka niimoodi, et sa saad niimoodi näpuga lohistada kedagi peale vist? Jah, et paned video salvestama ja siis ütled, et nüüd on see terav ja nüüd on mingi teine asi terav, eks ole. Selle idee on ka Canon tegelikult natuke Sony pealt võtnud, ütleme siis nii, et Sonyl oli juba enne, et seda rõngast saab siin keerata. Ja seda saab keerata niimoodi klõpp. Kusjuures see kaamera, mis tegelikult minu lemmik on siis Canoni see GX7, sellel on ka niisugune variant siin, et ma saan klõkki maha keerata need. See on pehme. Et saan tagasi panna. Ehk et see on tegelikult selle jaoks hea, et kui sa ütled siit siis softist, et tahaksin, et see oleks nüüd zoom video tegemise ajal, siis ma saan siit natukene keerata. Või kui mulle üldse ei meeldib, ta nagu rõgiseb, siis ma saan ka selle maha keerata ja saan kasutada. Tegelikult siit saab keerata siis kõiki asju, mida üldse keerata annab. Sa saad ise öelda, mida sa saad keerata. Kui ta on selles nagu B-režiimis, siis ta praegu keerab särikorrektsiooni. Nagu näha, eks ole. Aga see kõik toimub natuke nagu kuidagi aeglaselt või ta ei ole nagu selline, et kui sa nagu keerad ja siis... Sa ütle, minust ta sisse lülitab ennast väga rutta, vaata. Klõps, sekund, et ta on läinud tegelikult väga kiireks ja suhteliselt kiireks, nagu ma ennem rääkisin, on siis läinud ka sarivõte, et kui mul õnnestub see menüü siit välja otsida, kus see sarivõte on, et one shot, siin näed, nii, drive mode, high, siis see peaks olema 8 kaadrit sekundis. Ikka nagu päris kõbus ja on sama kiire siis ka RAW, eks ole, et RAW on ju teatavasti äge formaat, mida väikse kaameraga tasub alati kasutada, et saad pärast teha pilte ilusamalt kuskil Lightroomides ja mujal ja selles osas töötab väga ruttu. Põhimõtteliselt need näitajad on tegelikult nendel kahel Canonil väga sarnased, kui nüüd välja arvatagi siis see, et lihtsalt üks on suurem, nuppe on rohkem ja välku muide sellele ei saa keerata üles sellel pisiksel. Siin on siuke välk, et kui ma teen sinust pildi, siis sul tulevad sellised suured silmad. Suured silmad, punased. Ja, aga sellega saad natukene keerata välku ülesse. Ja muidugi oluline on ka hind, et tegelikult miks üldse siis, kuidagi meil see jutt nagu valgunud suhteliselt laiali, aga miks Canon nagu, mida Canon on teinud, siis võib-olla ütleme hästi või kavalalt on see, et Canon on tulnud nagu siuksesse alumise segmendi hinnaklassi, et tegelikult selle kaamera hind on natuke pealt 500 €, mis on täna põhimõtteliselt peaaegu, et nii odav, et selle eest saab 4 aastat vana Sony RX100, eks ole. Ehk et ta on nagu väga odav selle raha eest või väga odav selle kaamera eest, mitte väga odav selle raha eest. Tegelikult on päris kalli, aga ikkagist. Kui sa ostad nii väikse asja, siis sa ei eelda, et see maksab nagu 500 €. No vaata, kas seda eelda, et see maksab üle 1100. Aga ütleme, et tavaline tarbija läheb ikka poodi, vaatab, et siin on mingisugune, ma ei tea, mis need numbritena on, aga mingi G60 on ju stiilis. Ja vaatab, see on ju tore peegelkaamera ja ma tahan seda, sest see on suur, on ju. Ostab selle 499 eest, ta ei tule selle pealegi, et ostab 600 eest endale hoopis sellise. Tegelikult nende kaamerate puhul, nagu sa isegi siin nagu ekslesid nendes menüüdes, siis siin ka nagu, et kuigi ma nagu olen Canonit varem kasutanud, siis see on enam-vähem nagu tuttav. Aga üks asi, millest ma puudust tunnen, on see, et siin on üks custom valik nagu.
siis tegelikult on niimoodi, et ma saan selle lihtsalt nagu ära seadistada enda järgi, eks ole. Jah. Et üks valik on see, millal seda ära seadistada endal näiteks, ma ei tea, väga valgel päeval kuskil soojal reisil, kus päike kogu aeg paistab, aga tegelikult tahaks ka mingisugust õhtust moodi ära salvestada või mingit muud asja enda jaoks nagu paika panna, siis minu jaoks on alati nagu see nendes menüüdes ja rägastikes nagu ringi liikumine niisugune, võib-olla see parim pilt jääb tabamata teinekord. Siis panedki auto peale ja tulistad ära, aga siis nagu on natuke kurb, et miks ma pean seda autoga tegema. Ja tegelikult see sama asi, see settingute seade tegelikult on kõikide nende kaamerate nagu suurim häda, et eriti võibolla siis tõesti, kui jõudagi nüüd saate lõpu poole Sonyni, eks ole. No võiks saada, jah. et kui hakata jõudma Sony kaamerani, mis hakkab 1100 pluss eurot, siis siin on võimekust nii hullupööra palju, et selleks võiks teha terve nädalase seeria ja kõike seda võimekust tuleb ju siis opereerida võt nende asjadega siin, sest siin ei ole ka puuteekraani. Mis on tegelikult puudu, vaata, sa võtad mingisuguseid videosid, meie videot pole mõtet muidugi vaadata, et sa saaksid selgeks selle kaamera endale. Sa lihtsalt saad mingi emotsiooni on ju sellest, et kas on kihvt või mitte. Aga tegelikult võiks ju olla siis näiteks nädala jagu poole tunni kaupa igasugustest settingutest järjest. Glenn näitab, kuidas käib. No jah, kaamera manual on selline, eks ole. Just, et siis oleme valmis filmima kõiki nagu funktsioone eraldi. Võibki jõuda siis, mis on nagu erinevus, et kui nende kaamera teinud, sellel oli 500, eks ole, sellel oli natukene rohkem, vist oli paarisaja euro võrra kallim. Siin on pikema ulatusega optika, ehk et mõlemal nendel kaameratel tegelikult on zoom'i nagu rohkem, aga oluline asi on see, et see zoom on mõnevõrra pimedam, ehk et kui siin on sellel väiksel on siis zoom 4,9 on ava nagu selles viimases otsas. Siin on 2,8. 2,8, mis on juba valgem tunduvalt. Ja pikem on see zoom siis sellest samast Sony RX100-st, millel on siis 70 mm, aga aparaat on ka selle võrra suurem. Küll aga siis mida teeb RX100 väga ägedalt. RX100 on nii jaburalt kiire aparaat, et see on täiesti ebareaalne. Esiteks on siin faasipõhine fookustamine, kes teab, mis siis on, see on nagu peegelkaameratel. Ja teine asi on siis sarivõtte kiirus. Ehk et täisresolutsiooniga. Siis ta paneb ka sul nagu selle pildi selliseks, et sa ei näe, mida sa pildist. Ära nii tee, siin juba kriimutavad peale. Nii, et selles mõttes ta ei sa näed ikka, mis sa teed. Paneme siit sarivõtte kiiruseks, näed. Praegu paneme selle high speed sarivõtte, eks ole. Aga kaamera me siin näe praegu. Nii. Näed. Ja nüüd miks sa sellist häält peab tegema? Ma arvan, et see hääl võtab pool nagu sellest kiirusest ära. Võiks kiiremini veel teha. Tegelikult mingi kõlar siin sees, eks ole. 24 kaadrit sekundis. On siis... See on nagu film põhimõtteliselt. Minu arvates hääl oli aeglasem. Hääl oli kindlasti aeglasem. Kindlasti ülelugu, et tegelikult see ei olnud 24 kaadrit sekundis. Aga põhimõtteliselt 24 kaadrit sekundis ja näete, puffer on näha, et alles kirjutab seda tegelikult siit maha. Näed, pildid lähevad. No seal on väikest sellist nagu ruumi on, et võiks kiirem olla kirjutamine. Ja ma hakkasin juba ütlema, et ega siin nagu suht rohkem erinevust ei ole. Tegelikult on erinevusid peidus siin veel. Selline asi siin peidus, eks ole. See oli juba eelmistel RX-idel peidus, eks ole. Canonil teadupärast seda ei ole. Ja siis on siin peidus väga äge välk, mille saad siis... No, mul on ka. Aga näed, sa ei saa ikkagi päris lakke keerata. Ja muidugi videotegijad. Ausalt, mina täitsa mõtlen, kuna ma ikkagi olen videotegija. No, see on ikkagi sobib blogimiseks paremini. Aga lisaks on sellel väiksel Sonyl siis kõik need pildiprofiilid, igasugused D-loogid ja cined ja kõik võimalikud muud asjad. No, cannot record. Ja, see oli mälukaarti vist sees, eks ole. Ehk et sa saad kõiki asju häälestada, nii nagu ütleme siis videokaameratel. Et mis puudutab Canoneid, siis Canonitel see pildiprofiilide osa on olematu. Siin on lihtsalt valida siis, eks ole, fail nimega H.264 ja Full HD. Sony teeb sellist 4K videot, kui sa tahad. Ma saab timelapsi teha näiteks. Ja küll Sony teeb 4K videot 5 minutit, olge meid ausad. Aga vähemalt teeb, kui vaja on ja Full HD video puhul ka saad siis valida selle XAVC standardi, mis siis teeb 100 megabitti. 100 megabitti sekundis. Et stream on ikkagi vähem pakitud. Nii, aga nüüd muidugi kiirusest rääkides on Sonyl üks asi veel, kuhu ma nüüd hakkan alles jõudma ja see on siis, kui sa rääksid timelapsis, siis siin on see teistpidi see lapse time. Et võimalikult palju kaadreid. Võimalikult just nimelt. Ja siin võib siis vaadata, selleks on kohe eraldi režiim. Selle nimi on siis HFR ehk High Frame Rate. Muidugi need menüüsid on siin must mill. No ma vaatasin, see oli 10 lehekülge. Ja frame rate kuni 1000. See on päris palju ju. Seda isegi on... Ja siis saad ka valida selle, eks ole, kui ruttu ta siis seda taas esitab. Ja siis annab teha igasuguseid trikke muideks. Ja vaata, kui nüüd keegi mõtleb, et miks meil on siin õhupallid. Mida võiks filmida niimoodi? Mida võiks filmida 1000 kaadrit sekundis? Võiks filmida, kuidas näiteks Lego droon puruks kukub. Kas ega sa ei mõtle omalt seda? Ja see ei kuku puruks.
Okay. Panin sinna superataki vahele. Okay. Ja kõike seda võib ka filmida muide näed sellega. Ja siinkohal saab meie saada läbi. Anname ostusoovituse. Mina annaksin selles mõttes ostusoovituse, et kõigile, kellele meeldib Canon, see ostku Canon ja kellele meeldib Sony, see ostku Sony. Tegelikult on niimoodi, et mina olen rohkem Canoni mees puhtalt sellepärast, et see on normaalsema suurusega. Need aparaadid on nagu nii väiksed, kõik need valitsed on minu jaoks sellised, et ma ei tea. Võib-olla ma ei ole lihtsalt harjunud sellega, aga vaata seda, see püsib käes, siin on mõnus nukike. Ei, ma ei vaata praegu, ma olen nagu vaadanud, mina olen sellise ostusoovituse. See on oma raha eest jälle kõige parema hinnaga. Eks ole, oma hinna eest on see kõige parema hinnaga. Ja tõesti ühetoline sensor nii väikses mõõdus, ülikõva. 500, kui see on 19, võite aegre digi vaadata, kunagi ma kirjutasin sellest sinna loo, sealt saab täpse hinna teada. Samas, kui te olete videomees või ka naine ja tahate ikkagi nagu häälestada ja torkida seal neid profiile ja kõiki asju teha, siis ausalt öeldes RX-seeria, isegi eelmine RX104, üli äge. Aga kui teil on suur käsi ja te tahate kõike normaalselt teha, nagu selles mõttes videot normaalselt teha, pilti hästi teha ja te ei viitsi nagu kõike asju nii väga seadistada, siis Canon on väga hea. Muidugi pildi asju saate seadistada. Ja nüüd ütleme, ma tegin siin need 3 testpilti ka, me ikka teeme testpilte ka. Millist erinevust sa märkad nendel piltidel, eks ole? Jah, niimoodi võib-olla peaks väga hakkama siis luubiga, aga ma tegingi selles mõttes niisugused pildid, et sa peaks nagu luupi võtma, et aru saada kohe nagu erinevust. Ja see on siis tehtud, ma saan aru, Sonyga esimene ja siis ülejäänud on tehtud nagu... Ei ole. Canoniga. Seda ma ei ütle. Jätame selle nagu vaataja küsimuseks, et mis pilt on siis millega tehtud. Jaa.